Ma enamasti tõlgin täiskasvanute raamatuid ja tõlkija tavaliselt istub oma tõlkega pikka aega, pool aastat kuni aasta. Mina olen niisugune tõlkija, kes raamatuga töötab kaua, vähemalt 4-5 ringi tihtilugu tõlkele peale ja täiskasvanute raamatud, kui kirjandus on mõjukirjandus, siis on ta tavaliselt ka psüühiliselt, ütleme, emotsionaalselt laetud ja mitte kõige kergem teinekord. Ja ma olen pannud tähele, et pärast mõnda niisugust raskemat täiskasvanute raamatut mul on kohe vajadus lasteraamatu järele. Et lasteraamat on seal on alati midagi helget ja midagi ilusat. Et kui ma tõusen hommikul üles selle teadmisega, et mund ootab lasteraamat laua peal tõlkimiseks, siis see teeb mulle lihtsalt palju rõõmu. Minule meeldib käia välitöödel. Näiteks kui ma tõlgin raamatut, siis ma tahan teada ka seda kohta, kus sündmustik toimub näiteks. Eriti kui on tegemist mõne ajaloolise romaaniga, kus sa ei oska ju päris hästi ette kujutada, et siis ma tihtilugu käin ka nendes maades, millest ma raamatuid tõlgin. Aga teine võimalus on tõepoolest, et kui raamatu autor on veel elus, siis ma alati kasutan seda võimalust, et temaga ühendust võtta ja temaga kokku saada. Miks see oluline on? On see sama, millest palju räägitakse, see tõlkija hääl ja autori hääl, et kui ma olen inimest näinud silmast silma, siis ma saan paremini aru ka sellest, kuidas enda peas lugeda kõva häälega seda, mida ta on kirja pannud. See oli minu arvates üks pöördeline hetk. Ma olin ülikoolis magistriõppes ja oli plaan tegelikult minna Indiasse õppima tamili keelt. Ja siis tuli äkki ülikoolilt pakkumine Hollandisse, sest et Tartu Ülikoolil ja Groningeni ülikoolil oli vahetusprogramm, vahetati üliõpilasi ja vahetati ka õppejõude ja valiti mind välja minema Hollandisse ülikooli eesti keelt õpetama. Ja hollandi keelest ei olnud ma midagi, ma ei olnud kokku puutunud hollandi keelega enne üldse. Ja kui sa oled kuskil maal, siis loomulikult on oluline õppida ära või vähemasti suuta suhelda selles keeles, sest et muidu sa ei saa aru, sa ei saa osa kogu sellest kultuurist ja kogu elust. Ja ülikool pakkus kursusi, pakkus 3-nädalase intensiivkursuse hollandi keelest, mille järel ma olin suuteline täiesti vabalt hakkama saama kohaliku eluga. Ja hiljem siis õppisin ülikoolist edasi, tegin ka riigieksami, mida teevad sisse sõitnud selleks, et saada kodakondsust. Ja loomulikult tekkisid mul pärast Hollandis sõbrad, ma hakkasin seal tagasi käima ja hakkasin lugema neid raamatuid, mis meeldisid nendele, hakkasin lugema hollandi kirjandust ja niimoodi jõudsin ka tõlkimise juurde. Muuseas, hollandi keel tundus mulle alguses kohutavalt inetu, kui ma olin Hollandis rögisev ja ragisev, nii et ma kodus kuulasin prantsuskeelset televiisorit. Aga kui sa midagi armastad ja millessegi süvened, siis hakkab sulle meeldima. Tõlkimine on üleüldse üks minu lemmiktegevusi. Ma olen teinud suulist tõlget, kirjalikku tõlget, tehnilist ilukirjanduse tõlget armastan ma kõige rohkem. Ja miks ma seda armastan? See on nagu omaette maailm, et tõlkimine see on nagu reisimine, et sa oled selle raamatuga, mida sa tõlgid, sa loed hoopis teistmoodi, kui loeb tavalugeja. Sa lähed sellele nii sügavasti sisse ja sa õpid tohutult palju. Sa pead tegema iga tõlke juures uurimistööd täiesti, et kogu see kultuur, kogu ajast, erinevad inimesed, see on täiesti omaette maailm, milles sa elad terve see aeg, kui sa raamatut tõlgid. Ja see ei ole lühike aeg, see on päris pikk aeg. Ja keeleliselt ka, kui sa tõlgid seda oma emakeelde, ilukirjandust, siis see lubab kasutada kogu seda emakeele rikkust, sünonüüme. See lihtsalt üks töö hingele, see meeldibki mulle.
tõlkimise juures kõige rohkem.